siin su armu näen ja su tarkust imetlen. Sinu heldus on lõpmatu, põhjatu su halastus. Nii hea on sind tunda, su varju end peita, olla su tiiva all. Ma siin su armu näen ja su tarkust imetlen. Sinu heldus on lõpmatu, põhjatu su halastus. Nii hea on sind tunda, su varju end peita, olla su tiiva all. Ma siin su armu näen ja su tarkust imetlen. Sinu heldus on lõpmatu, põhjatu su halastus. Nii hea on sind tunda, su varju end peita, olla su tiiva all. Nii hea on sind tunda, su varju end peita, olla su tiiva all. Õnnistatud hommikut ja õnnistatud vanavanemate päeva. Piibel ütleb, et austa oma ema ja isa, et su elupäevi pikendataks. Ja me kogudusena, kirikuna mõtleme ka sellele nendele, kes on läinud ees, kes on olnud usuisad ja usuemad ja kes on hoidnud elavat usku alles, et see võiks edasi anda saadud meile. Selleks, et evangeeliumi kuulutamine lõppeks, on vaja ainult ühte põlvkonda, kes sellega ei tegeleks. Ja oluliselt raskem oleks juba järgmisel põlvkonnal taas leida. Jumalal on kõik võimalik ja tema kõnetab inimesi südamesse ikka. Aga me peame olema tänulikud nende eest, kes on läinud meie ees ja kandnud seda usutuld edasi. Ma usun, et paljudel meist on sellised vanavanemad, kes on olnud need, kes meid usuga on tutvustanud, kes on meile seda Jeesust näidanud ja tänu kellele me oleme täna sellised, nagu me oleme. Nii et kõik vanavanemad, olge väga õnnistatud ja oskame tähele panna ja hinnata neid, kes meie ees on läinud. Täna hommikul tahame rõõmustada sellest, et võime kogudusena olla koos, et issand jätkuvalt lubab, et me võime koguneda siin koguduses, siin kirikus
ja et meil on see võimalus olemas, eks meid on viimase 1,5 aasta jooksul õpetatud seda üha enam hindama. Nii et saame olla tänulikud. Täna hommikul teenivad meid Joel ja Linda muusikaga ja meil on väga palju muud ka rõõmustavat. Nii et ole tervitatud täna hommikul, kui sa oled regulaarne käija. Tere tulemast kõigile külalistele kaugelt ja lähedalt. Meil on hea meel, et te olete täna hommikul meiega, ka need, kes vaatavad seda teenistuse ülekannet. Ja olgu õnnistus kõikjal kandumas püha vaimu kaudu sellest, mis siit täna hommikul meie ühise teenimisena tuleb. Aga nüüd me saamegi minna kogudusena koos Isa trooni ette. Tõuseme ja ülistame koos järgmiste lauludega Issandat. Isa taevas, me austame sind. Isa taevas, me austame sind. Sul armastust toome, su ees põlvitame. Isa taevas, me austame sind. Kiidame sind, Jumala poeg. Kiidame sind, Jumala poeg. Sa päästsid meid patust ja tõid uue elu. Kiidame sind, Jumala poeg. Püha vaim, oled tröstija sa. Püha vaim, oled tröstija sa. Meid juhid, meid kannad ja rahu meil annad. Püha vaim, oled tröstija sa. Meid juhid, meid kannad ja rahu meil annad. Püha vaim, oled tröstija sa. Siin sinu ees su sulane ootab su häält. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, Isa hea. Sinu ees su sulane ootab su häält. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält.
mul rahu annad ja kätel kannad, edasi saa. mul rahu annad ja kätel kannad, edasi saa. siin sinu ees su sulane ootab su häält. siin sinu ees seisan ma. siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. siin sinu ees, Isa hea. kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. kui kuulan sind, mind kõnetad sa. kui otsin ma sind, mul lubad end leida. kui palun ma sind, mul vastad sa. nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. mul rahu annad ja kätel kannad, edasi saa. nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. mul rahu annad ja kätel kannad, edasi saa. mul rahu annad ja kätel kannad, edasi saa. siin sinu ees su sulane ootab su häält. siin sinu ees seisan ma. siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. siin sinu ees, Isa hea. tere hommikust, kallid õed ja vennad! Ma kõigepealt loen pühakirjast Vana Testamendi lauludest 128. laulu. õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes kõnnib tema teedel. oma kätevaevast tõesti sa sööd, siis oled õnnis ja sul läheb hästi. su naine on kui viljakas viinapuu su majakorus, su lapsed kui õlipuu võsud su laua ümber. vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat. Issand, õnnistagu sind Siionist, et sa näeksid Jeruusalemma õnne kõik oma elupäevad ja näeksid oma lapselapsi, rahu Iisraelile. ja veel loen Pauluse kirjast Efeslastele 3. peatükist 14. salmist alates. selle sama pärast ma nõtkutan oma põlvi Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teie oma kirkuse rikkust mööda annaks teada tema vaimu läbi väelt tugevaks seesmise inimese tarvis, et Kristus usu kaudu elaks teie meeles ning teie oleksite juurdunud ja rajatud armastuses, et te suudaksite ühes kõigi pühadega aimata, mäherdune on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning taibata Kristuse armastust, mis ületab iga taipamise, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. sellele aga, kes enam kui rohkesti võib teha
üle kõige selle, mida me palume või mõtleme, mis toimivad vägemööda. Temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Ja jäädes palvesse veel, võtaks palvesse kaasa kõik meie eakad, kõik vanurid, kellel on järelkasvu, aga ka need, kes on aidanud väga paljusid teisi, kellel ei ole omal lapsi. Aga meie hulgas, ma tean, on palju ka selliseid, kellel ei ole lapsi, aga nad on hoolitsenud meie koguduse laste eest. Ja hoiame ikka nendega ühte alati. Sealsamas jälle kõige olulisem ongi see, et meie üks suur pere, me oleme kõik siin üks tõsine perekond, emad, isad, vanaemad, vanaisad, vaarisad, vaaremad. Ja et me kõik tunneksime ennast siin ühe suure perena ja võiksime ikka toetada üksteist. Palvetame. Kallis taevane Isa, Jeesus Kristuse nimel me palume sind, et sa ikka oleksid meie kõigi eakate juures, et sa oskaksid neile anda lohutust, kui nad on siin, et nad saaksid sinu rõõmu ja õnne tunda vahetult kogu koguduse juuresolekul. Aga kui nad on haiged, kui nad on oma kodudes, kui nad istuvad seal üksi, siis ole ikkagi sina nende juures, mõtle nende peale ja hoia neid, et nad tunneksid, et nad ei ole üksi, et sina oled ikka nendega, kui kedagi teistki kõrval ei ole. Ja kallis taevane Isa, mõtle ka sellele, et meil on kirikus praegu veel remondiaeg käes. Ole nende tublide töömeeste juures, kes siin midagi askeldavad, teevad kogu aeg, et nad võiksid olla sinu juhatamisel ja tegemisel, et kõik, mis nad teevad, tuleks meile tulevikus nagu uhkuseks, iluks, et see ilus, kena koda on just sinu jaoks niimoodi seatud. Aga kallis taevane Isa, ka ühel vennal on mure, et arstid ei ole leidnud talle õiget rohtu. Käib uurimine ja ole kangesti talle toeks, et ta võiks usus olla kindel, et see õige rohi leitakse talle ja ta saab oma vaevadest ja muredest lahti. Aga kõige olulisem on see, et me ikka ja alati leiaksime tee sinu juurde. Aamen. Su silmad nägid mind enne kui sündisin. Mu vastu sa alati olnud hea. Mu peale mõtlesid enne kui hingasin. Mu vastu sa alati olnud hea. Su ülevoolav igavene metsik armastus, see jätab ühe eksinud lamba pärast maha mu. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. Su ülevoolav igavene metsik armastus. Sa võitlesid mu eest, kui olin sinu vaenlane. Kuid mu vastu sa alati olnud hea.
leidnud endalt väärtust, siiski maksid kõik mu eest. Mu vastu sa alati olnud hea. Su ülevoolav igavene metsik armastus, see jätab ühe eksinud lamba pärast maha mu. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. Su ülevoolav igavene metsik armastus. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Su ülevoolav igavene metsik armastus, see jätab ühe eksinud lamba pärast maha mu. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. Su ülevoolav igavene metsik armastus. Täna vanavanemate päeval on praktiliseks tõestuseks see, et meie koguduses teenivad Jumalat ja armastavad Jumalat koos kõik generatsioonid. Ja ma kutsun siia preili Vanessa Victoria Valgu, aga kuna ta ise veel ei saa tulla, siis ka tema vanemad Emily ja Veiko. Ja ma ei tea, kas vend Aaron Christopher on ka siin. On. Juba läksid. No nii. Aga olge head, tulge siia ja me tahame täna õnnistust paluda Vanessa Victoria Valgule. Ja seniks, kuni te jõuate, ma loen pühakirja teksti, kus räägitakse laste õnnistamisest. Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Ja jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Ja ta pani oma käed nende peale ja õnnistas neid. Tulge julgelt. Ma kutsun ka pastor Vilveri siia, kes palub teile õnnistust. Ja siin on veel nii, et väiksed inimesed ju jooksevad ringi ja see on normaalne. Ja seda me alati ütleme koguduses, et kõige suurem rõõm on see, kui lapsed kilkavad ja ringi jooksevad. Olgu see kõigile vanematele ka julgustuseks. Tere tulemast, Aaron Christopher. Tere tulemast, Vanessa Victoria. Lastele õnnistuse palumine ei ole see hetk, kus lapsest saab koguduse liige, vaid me õnnistame ja palume,
et Jumala arm ja kaitse oleks tema üle ja ta võiks leida õige tee ja seda me tahame täna koos kogudusega teha. Ma palun, et me tõuseme ja pastor Vilver palvetab. Hea issand, tänu sulle selle eest, et sina oled elu issand, kes annab elu inimesele nii otseselt füüsiliselt kui ka vaimselt. Issand, tänu sulle selle eest, et sa armastad iga inimolendit, kelle sina oled loonud. Ja Jumal, et sa tahad parimat, sinu plaanid on parimad igaühe jaoks, kellel sa oled lasknud sündida. Issand, täna toome Vanessa Victoria sinu ette. Issand, täname selle väikese elu eest, kes on võinud sündida, issand, oma vanematele. Jumal, palume, et sinu hoidmine ja kandmine oleks tema üle. Issand, me palume, et sa õnnistaksid tema igat elupäeva, mis sina talle kingid. Ja Jumal, et ta käiks ja õpiks ja areneks oma vanemate käe all ja sinu tahtmises. Issand, nii, et ka see plaan, mis sul tema jaoks on, võiks saada, Jumal, tema elus täidetud. Jumal, me palume, et sa teeksid talle rohkesti head. Jumal, ma palun, et sa viiksid teda mäe tippudele ja kannaksid teda eluorgudes. Issand, ma palun, et ta tunneks igal ajal, et tema Jumal, tema issand on temaga, Jumal kõikides kohtades. Issand, ma palun, et tema vanematel oleks tarkust teda kasvatada sinu tahtmise kohaselt. Ja Jumal, et ta võiks kogeda, et sinu õnnistus on temaga igal päeval. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Meil on emale lilled ja koguduse poolt on siin õnnistamise tunnistus ja üks raamat ka ja ma annan need issi kätte ja lilled saab emme. Siis kui sa lugema oled õppinud, siis on sul siit juba palju lugusid ka loetud ilmselt. Palju õnnistusi teile. Palju õnnistusi. Kas te lubate, et te palvetate selle armsa perekonna eest ja Vanessa Victoria eest? Tõstke käed. Ja palun, kogudus istub, aga üks hetk veel. Nii, nüüd kõigil nendel lastel, kellel jalad kannavad, on võimalik need kasutada neid selleks, et minna pühapäevakooli. Liisa, sina võtad täna pühapäevakooli lapsed. Kõik saate minna Liisa järel, ta ootab teid seal kiriku ukse juures, nii et pühapäevakool kõigile lastele, kes kannatamatult on juba oodanud, et millal sinna saaks minna. Aga kogudusena me paneme järgmisel ajal, kui lapsed lähevad kokku koguduse ohvri. See on meie tunnistuseks sellest, et issand, kõik, mis meil on issanda poolt antud ja see on ka selleks, et kogu see töö, mida issand tahab Kalju koguduse kaudu teha ja kaugemalegi võiks saada tehtud ja kaetud. Ja sellel ajal me ka laulame koos. Ma otsinud olen kõikjalt
vastuseid, kuid nüüd tean, et vaid sinus leida saan kõike, mis otsinud ma, sest sul teada, mis vajame enne, kui see sõnadeks saab. Oled nii hea isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, sul kuulun ma, kuulun ma, kuulun ma. Oled nii hea isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, sul kuulun ma, kuulun ma, kuulun ma. Oled täiuslik kõiges, mis teed, oled täiuslik kõiges, mis teed, oled täiuslik kõiges, mis teed mu jaoks. Oled täiuslik kõiges, mis teed, oled täiuslik kõiges, mis teed, oled täiuslik kõiges, mis teed mu jaoks. Oled nii hea isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma, sul kuulun ma, kuulun ma. Oled nii hea isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, sul kuulun ma, kuulun ma, kuulun ma. Tõuseme täname ohvri eest. Ja issand, sa oled hea. Kas me tajume seda ise või mitte, aga issand, sina ei muutu ja sinu sõna ütleb, et sina oled hea. Ja Jumal, me täname selle eest, et sa oled hea. Me täname, et sa oled meid kandnud tänase päevani. Issand, ja me palume, et me võiksime jääda sinusse ka kõik järgnevad päevad, mis sa meile kingid. Issand, me täname sind selle eest, et meil on olnud ohver, mida me oleme võinud kokku panna. Issand, me palume, et sinu tarkus annaks tarkus selle kasutamisel. Jumal, et sinu riigi töö saaks edasi tehtud. Jumal, et sinu nimi saaks austatud ja et inimesed võiksid tulla Jeesuse juurde ja Jumala tundmisse. Issand, et nende elud saaksid muudetud ja kogudus võiks teha seda tööd, milleks sa oled oma koguduse kutsunud. Issand, ma palun, et sa õnnistaksid igat ühte, kes oma käe on sirutanud, et ohvrikarpi panna. Jumal, ma palun sinu ligiolu kõigile, kellel on praegu keerulised ajad, aga kellel lootus on jätkuvalt sinu peal. Issand, õnnista meid kõiki ja Jumal, näita, et sa oled hea ja ustav, et me võime seda kogeda igal päeval ja kinnita meid Jeesus. Sinu nimel me palume seda. Amen. Palun istuge. Ütlen koguduse teated ka. Sügisel meie programmid vaikselt lähevad uuesti käima septembrikuus. Kuu kommentaar on taga olemas, nii et te saate sealt vaadata täpselt kõiki kuupäevi ja uusi algusi, uus info tuleb ka meie koguduse listi ja Facebooki lehele, nii et kõik see on kättesaadav. Neljapäeval kell 4 on üks rõõmus sündmus. Linda, kes meile täna hommikul laulab, saab neljapäeval ristitud metodisti kiriku ruumides, nii et saavutad, et kõik tuleksid seda vaatama, eks ole. Just. Nii et kui teil on vähegi võimalik neljapäeval kell 4, siis olete oodatud sellest kindlasti osa saama. Järgmisel pühapäeval on meil jumalateenistus nii nagu ikka kell 11 ja meil on muusikaga taas väga vägevalt sisustatud segakoor Huik, kes on käinud meil siin kirikus tegemas proove, on nüüd tulnud kogudusele külla ja
teenib meid järgmisel pühapäeval muusikaga, nii et tuleme vaatame. Kui külalised tulevad, siis peab pere ikka ka kodus olema ise. Nii et see on suur rõõm ja kõikidest muust infost saate lähemalt vaadata meie kuu kommentaarist, nii et mis on ukse juures kättesaadav. Koguduse juhatuses olles, ma arvan, et kõige rõõmsam asi, millega koguduse juhatus saab tegeleda, on uute liikmete vastuvõtmine kogudusse. Mitte selleks, et oleks oluline, kes on konkreetselt Kalju koguduse liige, aga tavaliselt liikmeks saamisele eelneb see, et inimene teeb oma otsuse anda oma elu Jumalale. Ja kui me juhatuses uusi liikmeid vastu võtame, siis see on alati üks väga rõõmus sündmus. Ja täna hommikul tahab oma tunnistuse jagada meie hetkel veel koguduse kõige värskem liige, Liis. Et Liis, palun. Tere, armas kogudus. Jah, veel olen kõige värskem, kuni Linda tuleb. Tegelikult ma pidin siin tunnistama juba paar nädalat tagasi, aga sellel hommikul paistetas kurk üles ja ütleme, et see jutt, mis ma siin oleks rääkinud, oleks olnud ka hoopis teine. Et võib-olla on hea, et nii läks. Mul on olnud väga tugev selline sisemine takistus. Ma olen tundnud, et ma ei taha tunnistada. Ja ma vaatasin enda sisse, et miks see nii on. Ja siis ma sain aru, et see, mida ma räägin, et ma ei paista kuidagi heas valguses, kui ma seda räägin. Mis võib-olla on hea, siis see on aus. Aga viimase poole aasta jooksul mul on olnud mitu tööalast kogemust, millest Jumal mind alles üsna hiljuti välja juhtis. Ja ma liiga palju ei tahagi neid situatsioone täpsustada või üldse neist rääkida, aga ma ütlen üldiselt nii palju, et ühel juhul ühe teise inimese vastutusest kõrvale hiilimine lõppes sellise minu sundolukorraga ja teisel juhul üks suvine projekt, mis oli kunstiliselt ja produktsiooni mõttes täiesti läbikukkumine, on ka endiselt töötasude mõttes maksmata, et sellised natukene keerulised olukorrad. Ja neid jaburaid olukordi, mis selle kõige keskel juhtus, neid oli nii palju ja ma ei hakkagi neid rääkima. See pole vajalik ja selleks pole ka nii palju aega. Aga selle kõige keskel kaasnes teatud inimlikult ärritus, kohati vihastumine, halvimatel hetkedel isegi enesevalitsuse kaotamine. Ja oli mingeid hetki, kus ma suutsin ennast välja lülitada sellest, aga kohe, kui need teemad kuidagi päevakorda tulid, siis ma olin nagu tikk, mis võttis tuld. Et see rahu oli alati selline, see ei olnud rahu, see oli lihtsalt selline, et ma ei tegele sellega. Ja see sisemine, ütleme, ebaõigluse tunne, mis mind saatis, oli väga väsitav ja see oli väga määriv. Eriti ma tunnen, et see on vaenlasele väga magus territoorium, sellepärast, et ühel hetkel, kui sa oled enesevalitsust kaotanud mingis olukorras, siis sul tekib see tunne, et sul ei olegi õigust siin kellegile Jumalast rääkida või et kuidagi tekib see tunne, et kes olen mina siin üldse midagi jagama. Ja kõige tumedamatel õhtutel palvetades ja paludes rahu, siis ma tundsin alati, et kuskil sügaval sisimas, et loomulikult Jeesus suudaks kõigest lahti öelda, aga ma ootasin nagu sellist palvevastust, et inimlikust tarkusest, et mida ma nagu praktiliselt saan teha, ilma et ma peaks nagu kaotama teatud mingid piirid, et kuidagi tahtsin hästi sellist praktilist vastust. Miski, mis taastaks õigluse, miski, mis kehtestaks, et teatud käitumine on vastuvõetamatu ja miski, mis õpetaks neid, kes on minu ja teiste vastu eksinud ja kuidagi sellist tohutu õigluse janu oli. Ja sellise sõjameelsusega elamine ja selle keskel rahu leidmine oli loomulikult võimatu. Ja
ja mis on see hetk, kus täpselt midagi muutus, ma ei oskagi öelda, võib-olla ühel hetkel minu enda palved muutusid, et selle asemel, et palvetada selliseid lahendusi, et Jumal lahendab palun see olukord, ma võib-olla hakkasin paluma hoopis, et Jumal luba, et ma võiksin alluda sulle, et kuidagi võib-olla minu enda sõnastus muutus ühel hetkel. Ja siis täiesti ootamatult juhtuski midagi sellist, mida ma olin oma kõvas südames täielikult välistanud. Ma lasin lihtsalt lahti. Ja see oli selline äratundmine. Esiteks, et lõplik sõna on Jumalal, et õiglus on Jumalal, usaldada, et ükski asi ei jää niisama õhku, usaldada, et see plaan, mida ta mult palub, on parim. Ja kuidagi üle öö ma sain vabaks. Ja vabaks sellest vihast, sellest vimmast, sellest sõjakusest, mis ei tähenda, et ma olen kuidagi lasknud endast nagu üle sõita või et mul ei ole mingisuguseid, ma ei tea, eneseväärikust või piire, aga pigem see on selline, et loomulikult, kui on vaja juriidiliselt midagi teha, siis ma teen need asjad ja kui kuskil on vaja arvamust avaldada, siis õiges kohas ma ütlen selle arvamuse välja. Aga ükskõik, mil moel need situatsioonid lõpevad ja ma olen juba praegu saanud rahu ja usalduse ja selle kogemuse, et see, mis mulle inimlikult tundub absurdne ja täiesti välistatud variant olukorra lahenduseks, ongi mõnikord see, mida Jumal tahab. Ja võib-olla see on mingi inimlik tõrkus, et läheb nii kaua aega, et lõpuks alluks sellele, aga see oli mulle nagu väga suur kogemus ja õppetund ja väga hea on olla praegu võrreldes sellega, mis suvel oli. Aitäh ja ilusat teenistusi jätku. Aitäh sulle, Liis, selle jagamise eest. See on meie vaimulik kodu. Ja ma tahan sind täna julgustada, et kui sina oled ka täna sellise raske koha peal, kus sa näed, et päikest kusagilt pilvide tagant justkui ei paista, aga ta on olemas. Vast jääme korraks vaikseks ja mul on südames, et me palvetame. Ja taeva isa, me täname sind Liisi eest, täname sind Joeli eest ja palume, õnnista nende elu, nende abielu, nende kodu. Issand, sina tead neid inimesi ka, kes on käitunud vääritult, ebaausalt, kes on teinud majanduslikke otsuseid, mis ei võimalda töötasusid välja maksta terve suve töö eest. Aga issand, anna meile oma rahu, mis on ülem kui mõistus ja mida meie suudame aru saada. Sina palusid Getsemanis, isa, sinu tahtmine sündigu. Kui siin on täna keegi, kes on ka tupikus oma mõtetega, suhetega, issand, aita. Anna ennast tunda, et tänu, et sa teed seda. Amen. Ma ei tahtnud enne jutlust hakata rääkima veel lühidalt meie reedeõhtusest palvekäigust Kalamajas ja ma teen seda lühidalt nüüd ära, et siis ei hakiks nagu jutlust 2 osaks. Me koguduses oli reedeõhtul kõigil võimalus tulla ja teha palve ja jalutuskäik Kalamajas, nii nagu me eelmisel pühapäeval ütlesime ja kuukavas ka kirjas oli. Kõik, kes tulid, ma usun, said väga julgustatud ja õnnistatud. Lisaks omavahelisele osadusele me läksime välja ja palvetasime, kes läks ida poole, kes läks põhja poole, kes läks lääne poole, kes läks lõuna poole. Ja püüdsime katta terve Kalamaja. Ja Kristiina oli välja printinud Google Mapsist Kalamaja territoriaalse jaotuse kaardi ja pannud selle seina peale. Ja me avastasime 2 asja. Et meie Kalamaja kirik on täpselt peaaegu Kalamaja keskel. Kirik keset küla. See räägib midagi. Ja teine asi, mis me avastasime, oli see, et Kalamaja on justkui südamekujuline. Ja kas ei kutsu meid kallid üles jätkama palvetamist? Tol õhtul me käisime peaaegu kõik haridusasutused, nende ümbruse, palvetasime, kes seal töötavad, kes seal õpivad. Palvetasime nende inimeste pärast, kes siin elavad. Teeme seda, kallid, jätkuvalt.
See on meie ülesanne siin, meid on pandud siia valguseks kalamajale. Oleme selles ustavad ja õnnistatud. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaotada, iial ei kaotada. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vallase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vallase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vallase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vallase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees.
Armas kogudus, head külalised, vanavanemate päev. Tõstke käed, kes teist on vanavanemad? Päris suur hulk. Mulle kangastus silma ette minu vanavanemad, kes tänaseks on juba üsna palju üle 100 aasta, kui nad oleksid elus. Aga seda jutust ette valmistades ma olin alguses üsna kimbatuses ja mõtlesin, et kuidas ma hakkan rääkima, kui mu teema täna on austamisest, et ma hakkan rääkima austage mind. Sest ma ise olen ju ka vanavanem. See on see, et me ei jõua oma mõtetega tegelikult oma füüsilisele ihule järele. Möödunud nädalavahetusel me olime Sõru džässil esimesel kontserdil ja siis Vilja püüdis guugeldada ikka laval olevaid muusikuid, natuke mis ta on teinud ja siis ta mulle kelmikalt vaatab ükskord otsa ja ütleb, et tead, vähemalt üks on meist vanem. See tegi natuke kergemaks tänase jutluse ettevalmistamise ja tegelikult ma tahangi rääkida täna austamisest ja seda laiemalt. Me räägime palju armastusest. Me oleme täna laulnud armastusest. Me oleme lugenud pühakirja lektsioone armastusest. Ja koguduses üldiselt ka räägitakse väga palju üksteise armastamisest ja sellest, et Jumal armastab meid. Kui me mõtleme perekonnale ja abielule, siis see teisiti ei olegi võimalik, kui seal ei oleks armastust. Aga armastusega kipub olema nii, vähemalt sõnades, et see on võib-olla liiga devalveerunud ja liiga tihti kasutatav termin. Ja kui me midagi liiga tihti kasutame, siis ta kulub ära. Või püüdke jätta midagi terveks suveks õueaias, te näete, mis temaga on sügiseks juhtunud. Ta on pleekinud. Rääkides austusest ja armastusest, siis ma mõtlesin nii, et armastuses on nagu kaks eri tahku veel ja see on austamine ja hoolimine. Ja siis ma mõtlesin, et kas pole nii, et tegelikult armastada võib olla teinekord lihtsam kui austada ja hoolida. Sa võid vastu vaielda ja selles võib olla ka teatud vastuolu. Aga nüüd, et jutlus ei kujuneks etiketi koolituseks, siis ma ikkagi loen pühakirja ka ja piiblist ühe sündmuse Vanast Testamendist, sest jutlus peab tuginema Jumala sõnale. Ja minu ees on lahti 2. kuningate raamat, 2. peatükk, salmid 11-15. See on lugu sellest, kuidas vana prohvet, Jumala sulane Eelia, võetakse taevasse. Ja kui Eelia ja Eliisa koos läksid ja rääkisid, vaata siis juhtus, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid neid teineteisest. Ja Eelia läks tuulepöörises taevasse. Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis, mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Ja seejärel ei näinud ta Eeliat enam. Siis Eliisa haaras kinni oma riideist, käristas need lõhki 2 tükiks. Eliisa tõusis üles, võttis Eelia kuue, mis tollel oli seljast maha langenud ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal. Siis ta võttis Eelia maha langenud kuue, lõi vett ning ütles, kus on issand, Eelia Jumal? Kui ta oli vett löönud, siis lahknes see siia ja sinnapoole. Eliisa läks üle. Kui prohveti jüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastaskaldalt, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Eliisa peal. Ja tulid temale vastu ning kummardasid teda maani.
aamen. See kauge sündmus Iisraeli rahva ajaloost toob meieni põlvkondade vahetuse valu. Aga ka selle, et Jumal on ustav ja tema õnnistus on ajatu, see on põlvkondadest ülene. Vana-testamendi ühe tuntuma prohveti Eelia elu oli siin maisuses lõpule jõudmas. Ja teie, kes te olete selle tekstiga ja sündmusega tuttav Vanast testamendist, te teate, et vanale prohvetile Eeliale oli tulemas järglane, kui me natuke eespoolt loeme. Ja selleks oli tema õpilane Eliisa. Ja viimane imetegu, mida prohvet Eelia teeb, kui eespoolt lugeda, tema ustava 50 järgi ja silme all, see on täpselt sama, mis Eliisa tegi järgi. Ta võttis oma 6 seljast, lõi Jordani vett, see läks 2 ja ta läks kuiva jalaga üle. See on analoog sellest, kui iisraeliidid põgenesid Egiptusest ja tulid sealt välja vabadusse ja Punase mere vesi läks ka 2 ja nad said üle. Ja siin jõudis teisele kaldale, küsib Eelia Eliisalt, teades, et tema usuisa varsti võetakse ära igavikku. Palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind võetakse ära sinu juurest? Nii, nüüd on minu võimalus. Sellistel hetkedel meie elus tuleb tegelikult esile meie tegelik loomus. Päranda mulle pool oma varandusest. Eelia puhul oli see mõttetu. Pärida oli ainult üks vana kuub ja kui tal oli, siis vanad katkesed kulunud sandaalid. Anna mulle pool oma kuningriigist. Ka seda poleks Eelial anda olnud, sest ta oli kõigest prohvet. Aga Eliisa oli näinud Eelia eeskuju, oma austusväärse usuisa elu väga lähedalt, iga päev. Väga lähedalt. Seal ei jäänud mitte midagi varjule. Sellepärast, et vanatestamentliku õpilase ja õpetaja suhe oli selline, et õpilane oli kogu aeg peaaegu oma õpetajaga koos. Ja Eliisa teadis kindlalt, et Jumala vaim elab Eelias. Eliisale oli avaldanud see nii suurt muljet, et ta tahtis samasugust elu. Ei pärandit, ei poolt kuningriiki, vaid te teate, mida ta palus. Sellest natuke hiljem. Kallid vanavanemad, millise jälje me jätame oma koguduse noorematele, oma lastele, oma lastelastele? Ja nüüd Eliisa palve. Tuleks mulle ometi 2-kordne osa sinu vaimust. Võib-olla see mõte tuli tolleaegsest pärimisseadusest, et vanem poeg sai alati 2-kordse osa isa pärandusest. Kuid Eelia vastab, sa oled palunud väga rasket asja. Kui sa näed, kuidas mind võetakse üles Jumala juurde, siis sa saad selle õnnistuse. Aga kui sa seda ei näe, siis sa ei saa. See tähendab, tegelikkuses oli õnnistuse andmine Jumala pärisosa. Ja nii nagu Eelia ausalt ütles, maist vara me saame ise jagada, pärandada, aga taevasi varandusi lõplikult mitte. Selle kinnituseks Moosese elust üks näide. 4. Moosese raamatus 11. peatükis salmid 16 ja 17. See polnud Moosese jaoks just kõige kergem hetk. Rahvas oli valmis tema vastu mässu alustama, sõltumata sellest, et Jumal oli Moosese valinud neid juhtima. Ja
see on sündmus rahva austuse puudumisest. Aga väljapääs olukorrast oli vaja leida. Ja ometi Mooses läks Jumala ette ka selles olukorras ja usaldas teda. Tal oli vaja leida need inimesed, kellel on respekt tema poolt, Jumala poolt valitud juhi vastu. Ja loeme. Issand ütles Moosesele, kogu mulle 70 meest Iisraeli vanemaist, kellest sa tead, et nad on tõesti rahva vanemad ja ülevaatajad. Too need kogudused elgi juurde ja nad seisku seal koos sinuga. Siis ma astun alla ja räägin seal sinuga. Ma võtan sinu peal oleva vaimu ja panen nende peale. Ma võtan sinu peal oleva vaimu ja panen nende peale, et nad koos sinuga kannaksid rahva koormat ja sul oleks vaja üksinda kanda. Eelia Elisa loo juurde tagasi. Kui nüüd Elisa nägi, kuidas tema usuisa võeti üles tuliste vankritega ja ta läks taevasse ja sai 2-kordse õnnistuse, mida ta oli palunud, siis ta mõtles, et ma pean selle ikka järgi ka proovima, kas see tegelikult ka minu elus toimub. Kui Eelia oli läinud taevasse, siis võttis Elisa Eelia 6, lõi Jordani vett ja see läks 2. Õnnistuse pärand toimis. Ja me loeme, kui prohveti jüngrid, kes olid Jerikos, nägid seda vastaskaldalt, siis nad ütlesid, tõesti, Eelia vaim hingab Elisa peal. Ja nad tulid temale vastu ja kummardasid maani. See on üks paljudest piltidest piiblis, kus näidatakse, kuidas esivanemate õnnistus kandub edasi põlvest põlve. Me täna palusime väiksele Vanessa Victoriale õnnistust. See õnnistus jätkub põlvest põlve isa Veiko kaudu, vanaisa Mati kaudu ja vanavanaisa Jaani kaudu. Meie ees käinud esivanemad väärivad meie austust. Meil on emadepäev, meil on isadepäev. Ja nendel päevadel, alati kui ma pean jutlustama, ma tunnen ennast natuke kohmetult nende inimeste ees, kui sa ei ole ei ema, ei isa ega vanavanem. Et mis siis nendest saab? Aga tegelikult see päev ongi mõeldud vaadata tagasi oma emale, isale, vanavanematele. Ja keegi meist ei saa öelda, et meil ei ole vanavanemaid. Jah, nad võivad olla igavikus, aga nad on olnud. Ja et meil ei ole vanemaid, nad on. Piiblist me leiame päris hulgaliselt neid, kel polnud peret. Ja nad olid kangelased, õnnistuseks teistele ja neid austati samamoodi. Eelial ei olnud peret. Risti Johannesel ei olnud peret. Paulus ilmselt oli poissmees. Ja Jeesus Kristus ise inimesena siin, tal ei olnud perekonda. Ja see, et meil on sellised päevad nagu täna, ütleb, et nende traditsioonide mõte on tegelikult sügavam. Sellel ei ole tähtsust, et sa ei ole abielus ja sul ei ole perekonda. Just tänases sõnumis ongi oluline see, et meil oleks austus meie eesminejate suhtes. Me oleme Viljaga jäänud 2 meie koju elama, lapsed on läinud omaette elama, 2 neist loonud perekonna ja vahel ma käin ikka laste toas nende raamatuid vaatamas. Ja üsna paljudele on seal ema või isa pühendus sisse kirjutatud. Eelmisel nädalal ma leidsin meie vanema poja Joonatani toast ühe raamatu
mille pealkiri on Väike elujuhise raamat. Ja ma olen selle kinkinud eelmise sajandi viimasel aastal, 1999. aastal, Joonatani 12. sünnipäevaks. Ja ma võtsin selle lahti ja lugesin. See raamat on välja antud aastal 1993 Ameerikas. Helista hooldushaiglasse või vanadekodusse ja küsi nende inimeste nimed, keda harva külastatakse või kellele vähe kirjutatakse. Saada neile mitu korda aastas postkaart. Ja allkirjaks pane keegi, kelle jaoks te olete väga tähtis. Üle 20 aasta on läinud. Ma ei tea, kas selliseid nimekirju enam välja antakse. Andmekaitseseadus. Aga see mõte on väga sügav. Kui seda oleks võimalik teha, siis ma kutsun teid üles seda tegema. Veel traditsioonidest meie koguduses. Kui ma mõtlen näiteks Remmelite perele, vanaisa, keda nad hellitavalt kutsuvad Taaduks, vanaisa õnnistab, laulatab, on kutsutud iga lapse sünnipäevale. Mitu generatsiooni on koos ühe laua ümber. Ma tänan Jumalat, et meil on selline kogudus, kus mitu generatsiooni teenib koos Jumalat. Meil ei ole generatsioonide põhine kogudus. Te teate, et Lõuna-Euroopa riikides ei häbeneta ka oma dementset vanaisa või vanaema panna laua otsa aukohal istuma pidu lõunasöögil, sest see on normaalsus. Aga meie ühiskonnas ma kardan, et see võib olla pigem erand kui reegel. Sest pidusid peetakse generatsioonide kaupa, vanu inimesi justkui häbenetakse. Neid kutsutakse eraldi sünnipäevale, mitte koos oma sõpradega. Püüame seal ennast parandada, kui me tundsime ära seal iseenda. Sest see ei pea nii olema. Koguduses vastastikune austamine olgu au sees. Piiblit läbiv õpetus on kokku võetud Roomakirja 12. peatükis salmid 9-10. Armastus olgu siiras. Olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Seda Eelia ja Liisa lugu taustal hoides mõtleme meie Kalju koguduse esivanematele ka. Me oleme seda teinud tavaliselt koguduse aastapäevadel. Aga siiski ma mõtlesin täna vanavanemate päeval. Ma ei tea, kas oleks Kalju kogudus täna või milline see oleks, kui oleks olnud Andres Tetermanni, kes korraldas selle kiriku ehitamise, mis see valmis aastal 1902, kes pani alguse meie koguduse pikaaegsele muusikatraditsioonile, kelle ajal kogudus kasvas kõige kiiremini, või Evald Männile, kelle kirjanduslikust, rikkalikust pärandist me täna osa saame, ja mitte ainult meie, vaid kogu Eesti rahvas, kes eesti keelt lugeda oskab. Või Robert Võsu, kes kogudust juhtis väga keerulistel aegadel ja ometi tal oli visioon. Või Herbert Loogna, kes keeldus andmast allkirja selle eest, et ta on nõus ära andma meie kiriku kinohooneks. Ta ütles, ma ei kirjuta alla. Või Jüri Puusaagile, kes julges teha ka üsna keerulisel ajal väga palju uuendusi ja muudatusi. Aga nüüd mõtle sina, kes sinu eest on palvetanud ja võib-olla kelle nimegi sa ei tea. Aga need on olnud meie eesminejad. Kui me oleme olnud noored kristlased või vanuselt noored, siis on olnud alati koguduses neid, kes sinu pärast on palvetanud. Ja võib-olla oled sa täna selle pärast siin. Sa ei tea, kes need inimesed on. Aga need on meie eesminejad, kes väärivad meie austust. Kui me kord läheme taevasse,
siis me näeme neid seal ja saame teada. Mida tähendab austamine? Peame seda mõistma, et seda praktilises elus kasutada. Ma arvan, et on kahesugust austust. See, mida inimene on teinud, saavutanud tema töökuse, andekuse alusel, kes on saanud Nobeli preemia, olümpiamedali, muusikalise auhinna, aasta või ema tiitli. See on suurepärane. Aga teine, kes see inimene tegelikult on, tema positsiooni järgi, kas riigi president, ettevõtte juht, tööandja. Aga mõtleme natuke laiemalt. Tegelikult meie kõige suurem austus ei pea minema inimestele, vaid Jumalale kui loojale, sest tema on meid loonud ja kogu selle universumi loonud. Täna ma ei peatu sellel pikemalt, kuid see on väärt siin ära märkida, mida ütles eluslooduse eetika rajaja Albert Schweitzer ühes oma 1919. aasta jutluses. Kõik elav tahab elada. Kõik elav tunneb valu ning väldib surma. Ja sellepärast me austame ka Jumalat. Sellepärast, kes ta on ja mida ta meie jaoks on teinud. Kuid olles lõpuni aus, kas mõnikord ei ole nii, et Jumalat austada oleks justkui lihtsam kui oma ligimest? Jakobus, Kristuse lihane vend, Jeruusalemma koguduse pastor, kirjutab oma pastori praktikale tuginedes. Jakobuse kiri 2. peatükk algusest. Mu vennad, ärgu olgu teie usk meie kirkuse issandasse Jeesusesse Kristusesse ühendatud vahe tegemisega inimeste vahel. Kui teie kogunemisele astub sisse kuldsõrmusega mees säravas rõivas ja astub sisse ka vaene räpases rõivas ning teie pöördute särava rõiva kandja poole ja ütlete talle, sina istu siia paremale kohale, vaesele aga sina seisa seal. Või istu siia alla minu jalajärje ette maha. Kas teie siis ei ole mõttes vahet teinud ega saanud erapoolikuks kohtumõistjaks? Kuulge, mu armsad, eks Jumal ole selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad. Teie olete aga häbistanud vaest. Eks just rikkad rõhu teid, eks just nemad vea teid kohtuisse. Eks just nemad teota seda kaunist nime, mis on nimetatud teie üle. Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Tundub, et austamine esitab palju selgemad nõudmised kui armastus. Sellepärast, et armastus võib jääda vahel liiga laiali valguvaks, nagu ma juba alguses märkisin. Austus on aga konkreetne, seda kas on või ei ole. Kedagi austades me ei ole ebaviisakad, me ei alanda kedagi, me ei näita talle kohta kätte. Vastupidi, me austades märkame, hindame kõrgelt ja tunnustame. Ja niimoodi iga inimest, oma venda ja õde, koguduses, vanemat ja nooremat. Ja me peaksime hindama mitte teda tema andekuse, tema andide või tema positsiooni tõttu, vaid selle põhjal, kes ta on. Iga inimene on Jumala loodud Jumala näo järgi. Ja meil peab olema respekt ja lugupidamine iga inimese suhtes. See ei tähenda, et kõik selle inimese teod ja mõtteavaldused võiksid olla meile vastuvõetavad ja me peaksime need heaks kiitma. Jumal ka ei kiida. Aga ma räägin
igast inimesest, kes me oleme loodud Jumala näolisteks. Leia igas inimeses üles see väärtuslikkus, mida Jumal on temasse pannud. Ühes vaimulikus õppeasutuses tehti õpilastele test. See oli aeg, kus ei olnud veel internetis tehtavaid teste, vaid need tehti paberil. Üks üliõpilane, kes viimasena oma testi ära viis, küsis, vabandage, kas viimane küsimus on ka hinnatav? Ja see küsimus oli, mis on meie koolihoone koristaja nimi? Kas sina tead, kes koristab meie kirikuruume ja Tetermanni maja ja meie kiriku hoovi? Neid inimesi on mitu. Meie oleme Jumala au peegeldajad siin maailmas. Austades inimest, austame sellega ka Jumalat. Sellepärast, et Apostel Peetrus kirjutabki, austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. Kõik inimesed väärivad austust ja lugupidamist. Sõltumata nende positsioonist, nende andekusest või sotsiaalsest staatusest, rääkimata nahavärvist või rahvusest. Ja seda me õpetame Kalju koguduses, seda me usume ja selle järgi me püüame Jumala abiga elada. Seda me vanematena ja vanavanematena õpetame oma lastele ja lastelastele, sellepärast et Piibel õpetab nii. Te teate, mis Vanatestamendi õnnistuse tõotus oli. Pange siis need sõnad oma südamesse ja hinge. Siduge need tähiseks oma käe peale. Õpetage neid oma lastele, rääkides neid kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale, et teie ja teie lapselapsed elaksid sellel maal, mille issand vandega teie vanemaile on tõotanud, anda neile nii kaua, kui taevas on maa kohal. Mu armsad, siis saavad tõeks need sõnad, millest me lugesime. Kui me suudame austada, jääb kestma siis see põlvkondade õnnistuse järjepidevus. Ja see paistab siis välja meie kogudusest, meie perekonnast, kogu meie suguvõsast. Jäägu täna meile meelde see salm 2. kuningate raamatu 2. peatükist 15. salmist. Kui prohveti jüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastalt kaldalt, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Elisa peal. Ja nad tulid temale vastu ja kummardasid maani. Ma soovin, et olgu meie elu ja eeskuju selline, et seda võetaks tõsiselt. Ära häbene oma Eeliat ega oma Eelia vana kulunud kuube. Aamen. Tõuseme palveks. Püha ja kõikväeline Jumal, me austame sind, me kiidame sind. Me tahame kogu oma olemusega kummarduda sinu ette ja paluda abi ja üleloomulikku jõudu hoolida kõikidest inimestest, austada kõiki, ka neid, kes meid ei austa, meist ei hooli ja võib-olla teevad seda, mis ei ole üldsegi õige, isegi seaduse järgi. Issand, inimlikult on see nii raske austada selliseid inimesi. Aga täna me palume siin koguduses, sinu perekonnas, anna meile selleks järgneval nädalal jõudu. Ma palun, et me võiksime
töötada ja õppida niimoodi, et sinu nimi saaks austatud ja meie lugupidamine ligimise vastu võiks olla nähtav. Issand, me palume seda sinu käest ja sinu nimel. Ja see, et sina kuuled palveid, olgu see üks palvesoovi julgustus ka meile kõigile. Et tänu sulle, et Anne ja Vilveri väikese poisi palavik on eile üsna kiiresti langenud, kui Vilver saatis meie kodugrupi listi palvesoovi ja me palvetasime ja see lahkus. Vähemalt langes. Isand, olgu see täna meile julgustuseks järgmisel nädalal. Kui meie palvetame, usaldame sind, siis meil on hea ja turvaline koos sinuga minna tulevikule vastu, mis on sinu käes. Aamen. Jah, ma ise tahtsin ka tänada kogudust selle eest, et saatsin palvesoovi, kuna Hendril läks palavik päris kõrgeks ja ta jäi magama peale seda ja siis Anne veel palvetas sellel ajal, et kui ta ärkaks, ta oleks nagu tema ise. Te teate küll, väikese lapse palavikuga nad muutuvad väga loiuks ja tavaliselt on niisugune rõõmsam ja energiline. Ja te palvetasite, me palvetasime ja ta ärkas üles ja ta oli nagu tema ise. Ja see palavik oli kadunud, et Jumal vastab palvetele, see on see kinnitus. Ja ärme häbene koguduse keskel oma elusid jagamast ja oma palvesoove jagamast, sest Jumal teeb oma head tööd selle kaudu. Mõned asjad tunduvad meile väga olulised, teised tunduvad väga tühised, aga Jumala ees on kõik palved sama väärtusega ja see kasvatab, õpetab meid endid ka. Nii et kanname üksteist palves jätkuvalt. Ja meil on tegelikult veel palvesoove, mis on tulnud meie kogudusse. Võite veel paluda meie pere eest, me ei ole veel päris terveks saanud, mis iganes viirusse meid siin viimasel nädalal on vaevanud. Üks pere vajab ka palveid oma keerulistes majandusolukordades ja tööeluga seotud küsimustes. On tulnud palvesoov, sellepärast Laagri kogudus on esitanud palvesoovi, et nad oskaks selles keskkonnas, kus nad on, inimestele evangeeliumi kuulutada, et inimesed tuleksid evangeeliumi juurde ja nad oskaksid juhatada ja juhtida inimesi seal, kus nemad on. Ja panen ka ühe noore naise oma palvesoovidega tema ette, kes tunneb, et ta on väga tugeva vaimuliku rünnaku all. Ta kirjutas ja ma ütlesin, et me palvetame kogudusega ka tema pärast ja ta usub sellesse palveväesse. Oleme ka siin nende ümber, kes vajavad palvet. Issand Jeesus, tänu sulle selle eest, et sina oled palvete kuulja Jumal. Issand, tänu sulle selle eest, et sinu käsi ei ole lühike aitama, nii nagu su sõna ütleb. Issand, ma tõesti tänan isiklikult selle eest, et Henri on tõesti, see palavik on lahkunud ja ta on nagu ta oli ennem. Issand, palun ka, et Anne saaks täiesti terveks ja palun Jeesus, et tõesti see viirus võiks lahkuda ja Jumal, et me pere võiks olla täiesti terve igati. Aga olen tänulik selle eest, mida sa oled teinud ja selle eest, et kogudus on palvetanud ja Jumal, sa oled kogu see palvet kuulnud. Issand, palume Jumal ka need sinu kätte, kes praegu võitlevad erinevate haigustega. Issand, kui see periood on jälle käes, Jumal, me palume, et sinu käsi oleks ligi ja kui haigevoodist me hüüame appi, siis sa kuuled ja sa vastad ja Jumal, ja sa kinnitad ja sa tõstad taas jälle üles. Issand, tahame paluda tõesti ka selle noore naise su kätte, kes on väga tugeva vaimuliku võitluse keskel. Jeesus, sina oled andnud oma kogudusele meelevalla ja meil on see õigus Jeesuse nimel öelda, et see kiusamine lõppeks. Ja Issand, et ta saaks abi, kui ta oma lootus on sinu peale pandud. Et ta tunneks, et sinu käed on tema ümber ja sina kaitset teda ja sina hoiad teda ja sina kannad teda. Ja Jeesus, sinu inglid on tugevamad kui ükskõik mis teine jõud. Jeesus, et me palume, et ka tema ellu võiks tulla sinu lahendus, kui ta on palunud ka koguduse eespalvet. Issand, vasta talle. Issand, ka sellele perekonnale, Jumal, kes on väga keerulises olukordades nii majanduslikult, seal on juriidilisi küsimusi, Issand, seal on suhete teemadel väga keeruline. Jumal, me paneme selle kõik sinu kätte. Issand, see on kestnud pikalt,
aga me palume, Jumal, et sina ütleksid oma viimase sõna ja lõppeks see olukord, issand, ja sinu lahendused tuleksid selle pere ellu, nii et nad võiksid tunnistada, et Jumal on kuulnud nende palvet ja Jumal, sa oled vastanud, sa oled teinud neile head ja nad on saanud oma ellu need lahendused, mis on sinu käest tulnud. Issand, palume ka õnnistust Laagri kogudusele, issand, nende pastorile Peetrile, issand, palume, et sa oleksid, Jumal, ka seal väga tuntavalt selle koguduse keskel tegutsemas ja nende kaudu elusid päästmas. Issand, õnnista seda tööd, mida nad on ette võtnud, issand, nende plaane, mida nad on tegemas, juhi neid. Jumal, luba, et nad võiksid olla sinu sõnumi kuulutajad selles paigas, kuhu sa oled nad pannud. Ja tänu sulle, Jeesus, et sinu sõna levib sinu koguduse kaudu erinevates kohtades üle Tallinna, üle Eestimaa, üle maailma. Palume, Jumal, et sinu vaim oleks tegutsev igas paigas, kus sind tunnistatakse issandaks. Ja Jumal, kõik need palved, mis praegu tõusevad sinu ette, Jumal, ka siit kirikust, Jumal, meie endi südamest, võta, Jumal, need vastu ja vasta neile oma hea nime pärast. Issand, tänu sulle, et me võime endid, oma lähedased, oma elud sinu kätte usaldada ja paluda, Jumal, sinu armu ja õnnistust. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Meie jumalateenistus hakkab läbi saama. Aitäh kõigile, kes kaasa teenisid, Joel ja Linda, teie imelise muusika eest. Aitäh. Ja see on olnud meie kõigi ühine teenimine. Issand on valmistanud meid ette järgnevaks nädalaks. Mingem nüüd ja olgem õnnistuseks. Ja laulame koos selle jumalateenistuse lõpuks. Sind armastan, Jeesus. Olgu see meie tunnistus ja kinnitus. Tuletan veel meelde, et ütlesin, et meil hakkavad uued programmid, et üks, mis septembri alguses saab uuesti algus, on meie tähiste tervenemist. Praegu on see hea aeg mõelda, kas sina ise või keegi su lähedastest vajab sellist keskkonda, kus paraneda, terveneda, saada lahendust mingitele muredele, mis neil on. Need voldikud on seal ees ukse juures, võid sealt need võtta ja jagada. Aga võtame nüüd vastu issand õnnistuse. Issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Mingem Jumala rahus.